Ja nüüd Jarek Kasar ja Jan Uuspõld. Tere, ilusad mehed. Tervist. Te olete tõesti väga ilusad. Te näete väga head välja. Tõesti, soeng on hea. Me teadsime, kuhu me tuleme ning sellepärast panime ennast ka ilusasti riidesse. Jah. Kas me oleme... Mul on niisugune märkmik, mis näitab, kuhu ma lähen, kuhu ma minema pean ja selle järgi panen ka riidesse. Ja seal olid ilusad mehed. Ilusad mehed. Pane ilusti riidesse. Just. Mul on sama märkmik. Selles mõttes, et ta on sekretär. Ma olen tema sekretär. Ma saan aru, et meie elame koos, aga teie ka siis või? Me ei ela koos, tal on oma kontor. Me töötame koos. Jarek, sa tulid hiljuti Jaapanist. Jan? Indiast. Sina tulid Indiast. Sinu lemmikriik. Ma nägin, kuidas sulle meeldib. Mis sind Jaapanisse tõmbab? Mis sulle seal meeldib? No, mul on seal mõned tööasjad, aga üldiselt on ikkagi sõbrad ja üldiselt on ikkagi toit, nagu juba juures olevad. Pillit on aru saada, ikkagi toit. Sa käid Jaapanis söömas? Ma käin Jaapanis söömas. Mina ei tea, mul jääb Jaapani toidust alati kõht tühja. Sa sööd liiga vähe, sul on sa vähe raha. Sa käid raha. Indias söömas? See Jaapani toit on kallis. Seal antakse suur ports ikka ette, sööd käega. Kuna sa viimati Jaapanis söömas käisid? Ma pole kunagi käinud. No mis räägid siis? Lihtsalt möliseb siit saates. Ma ju näen. Vii ennast kurssi. Mul on silmad peas. Ei, aga tõsi on, et ega mis seal Jaapanis, eks ole, seal sa saad sellist riisisuppi ja siis seda... Piimariisisuppi. Mis toimub? Ja see rulli sees kala, eks ole, see Kiluveile. No sellest ei saa õhtu täiega. Viige ennast kurssi, Jaapani toit on nii mitmekesine. Kas seal liha üldse süüakse? No kuule, seal on ju pärit maailma parim liha. Mis liha? Jaapani veis. Suur siukene, talle mängitakse ukuleelet ja toidetakse teda õluga. Et ta oleks siukene paks ja mõnus. Tead, kui hea on seda järada, juba vaatad. Põllu peal. Sa räägid juba nagu mingi sürrealist. Mingi Salvador. Jumal, aga kui suures see ongi Jaapani värk. Pillikeele, tead urru auku, siis kuulete. Tõsi on see, et Jan ei saa Indias veis, näeb ainult tänaval. Ei, aga lepime kokku, et viimane asi, mis mind Jaapani juures nagu erutab, on Jaapani toit või köök, et selle peale ma ei tulekski. Aga ei, kui ma Jaapanis erutab. See tuleb sinu peale. Ei, Jaapan, see on tehnika, see on kassettmakk. Ma mõtlen, duubel kassettmakk. Selles mõttes, Wi-Fit peab seal ikkagi mingi tikutulega taga otsima, et Eestis on ikkagi see tehnika värk, minu meelest rohkem arenenud. Sa oled kindlasti mingisugust tehnilisi nagu huvitavaid saavutusi seal Jaapanis näinud, et mis sulle silma on torganud? No esimese asjana torkab juba lennujaamas, kui sa jõuad sinna. Põhimõtteliselt ega sa ei peagi lennujaamast kaugemale minema, sest seal on juba need toidud olemas kõik ja põhiasi, Jaapani peldik. Mis sellega nüüd on? No see on selline asi, et lennukist tuled, tead, see on pikk sõit, see on ikka mingi 11 tundi ja siis kui esimesena näed seda peldikut, siis lähed sinna ja siis on nagu häda on suur, aga sa ei oska mitte midagi teha eriti, siis seal on kõik nagu, seal on palju nuppe ja seal on mõnikord on isegi iPad. Kas seal tuleb seista või pead istuma? Jaapani keeles. Alguses seisad ja imestad ja siis istud maha. Ja siis hakkad guugeldama. Ja siis hakkad guugeldama. Paned... How to shit in Japan. Ja siis hakkad avastama. Ja no minul on rekord oli esimest korda, kui ma käisin Jaapanis, oli 3 tundi istusin. Potil? Jah. 3 tundi istusin potil ja mängisin, seal on erinevad kiirused. Mille kiirused? Kuidas pepud puhtaks saada? Aga kas on siis nii, lõhnad, vesi tuleb, ventilatsioon, soevesi, külmvesi, soevesi, mullivesi, kui tahad. Aga kas see ka on, et lausa mingid... Mis inimesed, tead, kui mõnus see on? No kui sul kiirelt... Kõige hullem ongi see, et ei ole toitu proovinud, kohe ei, Jaapani toidud on väiksed, ei ole peldikus käinud, ei, Jaapani peldikus ei taha küll olla. Sa oled seal, ma arvan, et sina oled seal 5 tundi. Ei no, aga Jan, aga mida sul on selle vastu kõigil öelda, et sul Indias, eks ole... Potte polegi. Ei ole. Ainult portsud on suured, seda sa ütlesid. No siis on kükitad seal samas maha ja hakkad pihta. Suur toiduports ja seal samas tänaval kohe ajad asja.
Saadet nalja, mina kui Indiasse läksin esimest korda ja viimast korda elus, siis läksime dussi alla ja tuli lihtsalt siuke toru ja see tuli umbes nii kõrgelt, tuli siuke toru. Ma mõtlesin, et no mismoodi siin dussi all saab käia ja siis vaatan, ise rumal, nurgas küll eemal on ju, seal kus oli auk, seal oli siuke sinine pott. Ämber, no kulbiga ämber. Ma mõtlesin, ahaa, tark. Lasin selle ämbri täis, hoidsin niimoodi ja siis küüveldasin selle kulbiga endale peale ja sain hakkama. Pärast tuli välja, et see käis ikka sinna augu juurde. See ämber. Ja siis ei olnud küll enam nii puhast tunne. Poisid Indiast ära kähku Jaapanisse. Aga mis sind siis ikka sinna Indiasse nagu tõmbab? No esiteks ma olen näitleja. Näitlejatel ei ole nii suured palgad nagu räpparitel. Sa olid näitleja. Ma olin näitleja. Ja 15 aastat tagasi. Ma ei näitleja enam. Et lihtsalt Indias on taskukohased hinnad ja suuremad portsud. Nii et ka vaene näitleja käib Indias söömas, eks ole. Räpparid käivad Jaapanis. Ma saan ikka tunda, et ma ka reisin ja nii, eks ole. Ja ei ole niisugust asja jätta nii keeruliseks seal. Seal selles mõttes, et kuidas siis nüüd mulle meeldib tehnikamaailm ja kõik see. Seal ju ei ole tehnikat seal Indias, ma mõtlen. On küll rongid on ju. Rongid, seal on suur. Kivisöega veel sõidab. Rongiliiklus on seal väga arenenud ja rikšad on, see on ka tehnik, mingil määral tehnik. Kui liigub. Jaa. Aga no mis seal meeldib, tead sa see räpasus ja kolmukord igal pool, siuke hais ja tuleb poissmehe põli meelde. See on mõnus. Jälk. Poissmeeste maailm siuke mõnus, räpane ja mõnus. Minul on hästi hea fantaasia, ma hakkan seda ette kujutama ja pean vett võtma natuke. Aga kuidas muide Jaapanis selle prügimajandusega on, et... Ei olegi prügi. Prügi ei ole? Seal on ühtegi prügikasti. Mina ei saa aru, kuidas tänavad on põhimõtteliselt võid lakkuda neid tänavaid. Selles mõttes, nad on tõesti puhtad. Jälle ikka see söömine on... Seal ei või näiteks väljas suitsetada. Ei või? Ei või, ainult toas võib suitsetada. Ehk siis lähed kallisse restorani, tellida hästi vähe toitu, nagu seal Jaapanis on, nagu tuli välja. Enne kui peldikusse lähed, peldikus võib ka suitsetada, aga siis seal restoranis kõik suitsetavad, see on päris lahe. Kõik on täpselt tagurpidi kui Indias. Indias näiteks jällegi on ka ainult prügi ongi. Seal on, sa ei määri näiteks jalgu ära, sest maapind on kile. Ma arvan, et Jaapani prügi ongi kuidagi Indias, et sa sööd Jaapanis, sööd kommi ära, on ju, ja viskad merre ja see võjub Indiasse. Võib-olla on niimoodi. Kuulge ära seda, räägime tõsistest asjadest ka. Et mis me siin... Tegelikult on niiviisi, et... Mitte nüüd nii tõsistel teemadel. Ärme edasi räägigi. Räägime sellest, et on tulekul üks väga äge festival nimega Luige Nokk. Kuhu te olete otsustanud kokku kutsuda kõik Eesti naljamehed, keda Maarjamaa pealt on võimalik leida? Peaaegu. Ja, no kes tulid? Mina kuulsin, et üks raadiosaatejuht kurtis 1. aprillil, et tänasel päeval on raske naljamehi leida, et 80-ndatel, 70-ndatel oli neid justkui nagu palju, aga tänasel päeval otsi tikutulega taga. Ja Jan, sina oponeerisid sellele, ütlesid, et hea küll, tehke nimekiri siis toonastest naljameestest ja sulle tehke... Ma teen tänastest ja kumb siis pikem tuleb. Ma väitsin, et tänapäevane nimekiri tuleb pikem kui 80-ndate oma. Tegid sa selle nimekiri ja tegi see raadio... Mul on kaasas. Mul on ka telefonis see olemas. Ma toon telefonis. No nii, kes on siis nagu tänasel päeval naljamehed? No näed, siia ei mahtunud kõik isegi ära siia peale. Siit hakkavad minema. Jan Uuspalt, Peeter Oja, Ott Sepp, Seppo Seeman, Märt Tavand, Egon Notter, Genka, ma ei näe tagur, see on see, Tigran. Robin Jukental. Noh, palun. Mattias Naan. Karl-Andres Kalmet, Indrek Taalma, Kivirehki ja Juur, Kaisa Selde. Jarek Kasar. Jaan Pehk, Jarek Kasar. Margus Prangel, Indrek Ojari, Nikolai Pentsler. Kõik astuvad seal üles. Ma olen alles poole pealgi veel. Peeter Oja ütlesid. Peeter Oja muidugi ütlesin. Tiit Sukk, Kait Kall, Charlekas ja Kubo, Märt Koik, minu isa oli ausus ise. Tebelak. Tebelak, eks ole. Margus Prangel.
see oli ka. Kuldne trio. Internet ei ole sugugi kiire. Rain Tolk tegeleb ka humorismi. Kuldne trio tegutseb veel. Muidugi tegutseb. Läheme edasi. Indrek Vaheoja, Kontra, Kaarel Nõmmik, Kristjan Oden, Ken Saan, Katariina Tamm. Oota, aga selgitage. Ja niimoodi ta, Piip ja Tuut. Inimesed saavad ise ka selle plakati. Ma jäängi lugema. Aga selgitage palun see, et mismoodi see siis on, et on iigel hulk suurepäraseid koomikuid. Mismoodi see asi välja nägema hakkab? Kuidas see nagu festival on? Võt sellest ei saa aru. Kõik lähevad ühe platsi peale, keskel oleks pall ja siis hakkab nalja saama. Ei ole, seal teisel pool on siuke festivaliplatsi plaan, kus on kõik need lavad on kirjas. Seal on päris meil on 4 lava. Teil on 4 lava. Põhimõtteliselt see on nagu selline õlle-summeri nalja variant. No heas mõttes siis ma mõtlen. Heas mõttes, jah. Summer on küll, jah. Ta on summer, jah, ta on suvel. Näed, pealava, siin on see stand-upi lava. Stand-upi saab seal. Siis on Balbino teatrimaja, seal toimub, Sepo Seeman teeb muide esietenduse seal. On värskeid etendusi, on väga vanu etendusi. Ma mängin näiteks Ürgmeest, et oleks üks vana iidne. See oli Jareki idee, et oleks üks iidne lavastus seal. Kontsertilava ja kinotelk. Siin on bändid peal ja kinotelk ja Toidu tänav ja niisugune chillimise ala. Aga see on minu arvates fantastiline idee tõepoolest. Teha üks korralik huumorifestival, seepärast, et erinevad monoetendused ja stand-up comedy kui niisugune on Eestis nagu väga populaarseks saanud ja tegijaid on tõepoolest palju. Ligi 50 naljameest ja naist kogunevad sinna festivalile kokku ja see saab olema üks mõnus häng ja chill tõepoolest. Jah, tõsine värk, et siin on siis kirjutatud ka, et mis meil on. Meil on teater, muusika, kino, stand-up, mustkunst, Šarlekas ja Kubo ja raadio. Ehk et see tundub juba tegelikult väga põnev asi. Põhimõtteliselt ei pea siis sinna minema nii nagu õllesummerile sõbraga koos, vaid terve perega võib siis minna, jah? Mitte ainult perega, vaid terve suguvõsaga ikka. Kuidas te selle... Seal on isegi, mis päeval on see, on isegi soovitav tulla lastega. Kas see oli viimase päeva hommik? Üks päev, kui Genka teeb selle laste... Kuidas see nimetus oli? Lastega siukse räpipeo. Väga äge. Kus te selle koha välja valisite, et just Luigel see korraldada? See on täiesti fantastiline koht. Seal on muidu toimunud Luigelaat, aga muidu ta seisab nagu kasutult. Ja siis me mõtlesime, et see oleks väga lahe koht sellisele megale huumorifestivalile. Ja see on siis 3 päeva, 8. 9. juuni. Minu käest on küsitud, et kes jaksab 3 päeva järjest naerda. Palun, siin nad on. Aga mismoodi see piletimüük on? Kas see on niiviisi, et igale etendusele tuleb osta eraldi pilet või siis on festivali pass näiteks 3 päevaks või päevapass või milline, kuidas teil see pool lahendatud? Festivali passi saab osta. Ütleme, teatritelk on niisugune, mis on teatrimaja tähendab siis isegi, mida juba telk. Teatrimaja on limiteeritud kohtade arvuga, et seal tuleb eelregistreerida. Piletid piletilevist. Igal pool on juhtnöörid olemas, mismoodi neid saab osta, neid pileteid. Jan ja Jarek, suur tänu teile selle vestluse eest. Kuule, meil on kink ka. Ma just lootsin seda. Lõpuks ometi tead, ma mõtlen. Aga me ei võtnud kaasa. See oli nali. Vaata, mis me tõime Janniga. Särk. Jan tõi sildi, mina tõin särgi. Jälle nagu üks särk. Ja üks särk 2 peale. Ja nii tahaks Kristjanile anda, aga tal ei lähe ju selga. Ma annan teed sulle. Suur tänu. Suur tänu. Noh. Õige valik, Jarek. Hea soe särk. Aga ausalt öeldes, ega ma seda särki. Ma ikka lootsin seda käepassi või festivali passi. Selle saad ka, kui sa ilusti... Õigeid inimesi tunned. Iga päev. Ma arvan, et te saate ühe särgiga hakka. Me saame küll. Te olete niikuinii. Nagu särk ja perse, eks ole. Ühel päeval on üks särk ja teine perse ja siis jälle vahet. Vastupidi. Jan ja Jarek, suur tänu teile selle vestluse eest. See oli super meeleolukas. Ja head vaatajad, huumorifestival Luigenokk 8.–10. juunini Luigel ja saate nagu naerda 3 päeva järjest, lisaks need kuulsusi ja superstaare ja saate neilt autogramme küsida.
selle särgi peale näiteks. Just. Sinu särgi peale. Jah. Aitäh! Aitäh!